Opa, tere hommikust, tere õhtust, tere lõunast, kus sa iganes oled ja mulle laike paned. Täna tahan rääkida teile Eesti Kultuuriakadeemia õppejõuna, mis on siis abstraktne kunst või muusika või teater või raamat, kultuur üldse, abstraktne kultuur võib nii öelda. Ja võtame ette näiteks selle klassikalise klaveri. On olemas selline, ütleme, et rahvale juba igav, tavaline, normaalne füsioloogia, normaalne, ütleme, muusikaline järjepidevus. Nüüd tuleb pianist rühiga ja mängib korrapäraselt. Eks ju? No ja mis see sulle ütleb? Mitte midagi. Eks ju? Tavaline miljoneid värke, abstraktne tähendab, peab olema nagu nendel geniaalsetel pianistidel, nad on ka kehakeele ära õppinud, see peab tulema natukene, sul peab olema mingi, kuidas sul oli, geeniuse geen ka füsioloogias. No ära ole nagu normaalne, oled juba natuke küürus. Juba kui sa tuled lavale ja lugu pole kuule, inimesed vaatavad, geenius tuleb, vaadake. Sa oled natukene justkui nagu arengupeetusega geenius, vaevatud geenius. Ja kohe juba teine mulje, et sealt tuleb juba rahvalootus. Ja nüüd sa mängid. Abstraktne tähendab, see ei tähenda haiget mõistust. Ei tähenda, ei kunstis muusikas, see tähendab eripära, see tähendab, sulle meelde. Ta ei pea olema ilus. Ja lugu ka, eks ju, ära unusta kehaasend, geenius, 100%. Keha. Kõik. Väike jupp, väike näide jääb meelde kauaks. Mulje on sügav, eripärasus. Ja keegi ei julge öelda, et oi, et see oli nüüd kõrvale kole või see on silmale ilus. Aitäh, see oli esimene õppetund.